läks selle esimese katse ära. On väga hirmunud. 200-ga sõidetav ja tegelikult ta on kerge suunaga peab sõitma teda ja samas see Ari on ka natuke viltu ja kui palju teda vist lennutab, kuhu ta lennutab. Et tean, on mõtted selles. 300, 300 peal trampliin paremalt natuke keskele 70, trampliin vasak 0. Aga muidu on raske, palju kirjutamist. Esimene katse on ka raske. Esimesel katsel on päris mitu ohtlikku kohta ja BMW tippkiiruse tõttu on võimalik seda katset väga kiiresti sõita. Nüüd on nagu küsimus, et kas me oleme ise peale võistluspausi nõus need riskid võtma ka. Ma arvan, et BEM-iga on võimalik tõusta isegi meestardi umbes ettepoole veel, kui esimene päev hästi. Ja kui kuiv on, kui märg on, siis selle vahel. Aga ülejäänud katsed, 5-7, 6-8, väga lahedad katsed. Tartu rallil hoopis uus maik juures selles mõttes võrreldes varasema aastaga. Tore Anna, kuidas siis tunne on, mis täna kirja sai? Ma ei tea, loodame, et vajalik sai kirja. Vaatame, kas jääme tee peale selle info peale. Muud midagi, siin ei olegi midagi oodata. Vaatame kõigepealt siin tehnilises, kas saame sõitma ja... Väga hästi. Aasta sõitsime ilma esiklaasita. Klaasi killud tulid näkku. Võtaks mõistusega. Ei ole kodus. Kaasalaste saate homseks sellise hea tunde ja sisse, sest homne rallipäev hakkab juba suhteliselt vara. Ja kõigepealt tuleb öelda, et tere tulemast Tartusse ja tere tulemast Tartu, ma ei tea, otse linnavalitsuse ette ja ma usun, et see on meile ühtepidi suur rõõm, et täna on juba teine ralli sellel suvel taaskord, kes meil mõned munakivid äkki kuskilt lahti saab ja küll nad tagasi ka pannakse, et mina olen seda meelt, et kõikvõimalikke suuri üritusi tuleb alati toetada. Seda, et nad toimuvad linnas, siis on selge see, et inimesed näevad, mis toimub. Ja kui mõni arvab, et seda rallit ei peaks kesklinnas tegema, siis see on tema arvamus, aga mina arvan... Ralli 2015 on sellega oma stardi saanud. Ekipaas number 1. Parem 4 katki. 100 trampliin, 350 alla. Tom tuleb! Järgi. 200 peal trampliin, vasak 8 pallide vahele, läheb parem 3. Vasakult keskele, parem 1 pluss alla 100. Vasak 2 pikalt on all. 70, parem 1 miinus, 150, vasak 0, 100, trampliin ja 250 järgi. 250 ja sealt on 203 šikaan 250 peal. 100, parem 0 pikalt, läheb 1 miinus, üle trampliini 200. Alla. Parem 2 pluss metsa, 70, vasak 2 pluss. Vasak 2 pluss 100. Vasak 0 pikalt, 100 veidi üles. Trampliin paremalt 70, vasak 0, 100, trampliin paremalt suure puu juures 300. 300 peal trampliin paremalt natuke keskele 70. Ei julge. Trampliin vasak 0. 150 parem 0 läheb 1 miinus.
lagedale 100, parem 1 miinus uuesti. Ja 100 üles, trampliin parem 0, 300. Kolmesaja peal kruusakuhi, sealt on 120. Vasak 5 maha täpselt aia lõpus palli taha. Parem 0 trampliin 70, vasak 0, 150.
sõita. Parem 4 ei lõika, pole hullu. Uude juures. 100. Trampliin natuke vasakult. Flat. 250 edasi. Vasak 4 ei lõika, lauda taha. Parem 5, ei lõika, pole hullu. 250. Vasak 2, ei lõika. 50, trampliin ja vasak 3 ei lõika pikalt. Ja parem 3, lai pikalt. 150. Vasak 7 siis tagasi pallide vahele, sealt anna tee märgi juures. Edasi parem 1. 100. Edasi 100. Trampliin vasapoole paremale, parem 1 miinus. 100. Vasak 1 miinus, lõika pikalt. 100. Parem 1 miinus lõika. Jaa, nii see on. Kohale võrgu. Kirjelda esimest katset. Kõigepealt tuleb peeglisse vaadata ja tunnistada, et ei oska sõita. Et liiga pikk suur paus on olnud vahel ja siis lähed ise liiga palju ilma ja siis teeb pea. Esimesel katsel tegime spinni, sõitsime ümbrikusse, panin seal vantsa ja sõitsime edasi. Vaatasime aega, libe oli, siuke tunne, et auto ei jõua minna, kõik asjad valesti. Tegelikult ei midagi viga, ise lihtsalt sõitnud ära. Aga teine katse siis sõitsime tühja rehiga, päris huvitav.
aga nüüd linn on hästi libe. Ja tark on sõita lihtsalt tühi rahulikult läbi. Mis muidugi jube, millal mõista rahul ei ole, on ülesõiduma. Niukene kiirustamine, me ei jõudnud esirattarehtagi rõhku paika panna. Ajaliselt lihtsalt ei jõudnud esimesele katsele minnes. Mina ei saa aru, miks seda vaja on. See võiks nagu rahulik olla see ralli. Ja ajakanal oli nii tihedaks loppu. Liina katsel samamoodi. Reil Grupp audist kiibrid pähe, et jõuda. Lähed sinna põhimõtteliselt ootab 3 minutit. Kohe lähema. Ta ei tule enam audist välja. Natukene paneks seda korraldada hinda peale. Sellega ei ole rahul. Võiks ju nautida rahulikult võtta. Paar seda juttu kaeda kolleegidel selles tööd. Aga ei lubatud. Okei, aitäh! Läksime pigem ründavalt sõitma ja kus vahemaa oli valesti. Seal oli vasak 1, läks vasak 5 ja meil oli 30 vahemaaks, tegelikult oli 10. Ja tundub, et asfalt oli seal nagu oodatust libedam ka, et muidu asfaldi pidamine oli nagu sarnane, aga sealt oli mustaks pidurdatud terve see asfalt. Tegime spinni, sõitsime ümbrikusse minu külge ees, kässariga ring peale ja tagasi katsele. Ma arvan, et 8-10 sekundit. Lühidalt sellest, et eile rääkisid metsa vahel olevast väiksest nukist või hüppest. Pidurdasime. Esimene kord pidurdasime julmalt, teine kord pidurdasime vähem, aga viskas nii nagu ta kirjas oli meil. Tegelikult oleks võinud riskida ja rohkem hooga minna tõenäoliselt, aga kõik see kompott kokku, siis ei sõitnud ära seda kohta. Ma arvan, et kirjas oli hästi, aga ära ei sõitnud. No, kuidas esimene päev läinud on? Mis oskad öelda? Nüüd lõpptulemus ei tea, aga üldiselt läks kehvasti. Kirjelda esimest 2. Esimest 2 oli okei. Ei olnud nagu, sain puhtalt läbi. See šikaan, mis oli, ütleme, üks pall oli ära sõidetud, sealt oleks oluliselt nagu aega võita, aga no, ütleme, läks okei. Nüüd see lauluväljaku peal ei läinud millegi pärast esimesel läbimisel lisatuled põlema. Katse peale üritasime ka veel leida, ei saanud põlema terve katse, sõitsime põhimõtteliselt ilma tulema. Ja nüüd teist korda see lauluväljak, siis leidsime selle probleemi üles, et kojamehed ei tohi töötada sel hetkel, kui see lisatuled tööle. Siis sõitsid ilma kojameesteta? Ei, kui sa paned lisatuled tööle, siis võid juba kojamehed tööle. Päris äge. Mis tundega homsesse? Ma ei tea, mis selle hommikul on vaja vist paista. Kes sul praegust lähemad konkurendid on? Ma ei teagi, palju me selle ära andsime. Niimoodi oma ajale kaotasime esimeses voorus mingi 12 sekundit, seda on üsna palju. Eks paista, homme saab. Okei, aitäh, homme vaatame. Kuidas kirjeldad esimest 2 katset? Esimest 2 oli enam-vähem, aga üks pidurdus läks läbi ikka. Okei. Hoog oli normaalne. Jäite nagu esimese 2 katse sõiduga rahule? Küll jah, selles mõttes seal oli normaalne, aga ma oli tegelikult esimene ja Gripensama see üks pika sirge pealt maha pidurdamine, aga see oli hästi. See oli hästi. Linn? Ei, sellest ei räägi. Esimene kord jäi lihtsalt tulest põlema ja siis ei näinud sõita eriti ja teine kord oli juba niikuinii, kui oli liinist lahti ja ei saanud nagu väga pikka. Aga ei, teine oli ikka parem kui No ikka. Ajaliselt küll vähem. Okei, selge. Homme vaatame edasi. Kirjelda esimest 2 katset. Esimene oli suhteliselt üllatust rohkem. Palju oli siukest pidurdamist siin liiga pikaks ja üllatavalt tibe oli. Seal ühe kõla vahel panime kortermaja viimase paraablemi, et läks nii pikaks juba, et vaatasime, et vara ja panime veel ja siis oli juba hiljem. Aga teine tiir läks väga ilusti, et parandasime normaalselt aega ja suhteliselt puutu sõidu tegime. Ise oleme sellest, mis päris aru. Keera veel. Nii, päev on selja taga, 4 katset läinud. Kuidas linn läks? Ma arvan, mingi 3+. 2 kilomeetrisel lõigul suutsime ennast 5 sekundit parandada, nii et arengut on ja
Vallo leidis pedaali üles või sa ütlesid, kus on? Ega me ikka korraks katsetame seda pidamist. Ega libe on ja üllatavalt libe on ja teinekord peab, et selles suhtes, noh, ma ei tea, kuradi viimane kurv enne finišit, see vasak 3 oli ta meil, noh, tegime nüüd paranduse sisse libe ja läksime seekord mõistusega ja põhimõtteliselt 51 auto, kes oli siis esimest ringi läbi, see oli ju katuse peal finiši kurvis. Täitsa masen. Muutis oma sõidujoont või kuidagi ja päris äge oli selles suhtes, et läks nagu teistmoodi. Aga kirjutamise aeg, mis kruusahunnikud asjad sees olid, läksime esimene ring, et kruusahunnik sees, polnudki ära koristatud. Seekord meinti laia lööga, kuni taha kurad järgmise kurvini ikka täis peal ja ega... Liblikad on kõhust kadunud? Muidugi. Nüüd on rahumaa veel, eks nad homme õppel tagasi. Aga näeme homme? Näeme. Nii, Vallo. Tänane päev on ühel pool. Jumal tänatud. Kuidas kirjeldad? Aga mis areneme, nagu meil plaanis oli, et tegelikult meil oli ju ainult eesmärk, et oleks fun. Ja fun on vist on siiamaani. Linn läks vist päris lõbusalt isegi. Ja teine tiir läks üllatavalt hästi, et noh, et tuleb meelde, kui säärajal sõita ja ongi lihtne tegelikult. Puhas sõitut ja esimene tiir võib natuke lahmisin palju, aga 5 sekki teiselt tiirud parandasin. Kas autoga oled rahul? No jah, eks ta läheb harjumust, et aasta ei ole sõitnud ja nii pikk auto sees. Aga muidu töötab ilusti, ei ole häda midagi. Legend klapib? Siiani klapib, jah. Et väga üllatusil on. Okei, tore. Vähemalt õiges suunas lähevad kurvide. No, homme saame kõvemat sõituna. Ja eks proovime homme päeva veel arendada veel natuke, et ta on keeruline. Lahe, näeme. Nii, Madis, 2 esimest, räägime kõigepealt 2 esimesest katsest. Kuidas need tundusid? No 2 esimest katset läks päris hästi, et üldse see kogu hoog ja asi nagu sobis mulle, et see oli minu mõelest väga okei. Ja ajaga võib enam-vähem rahule jääda. Teine katse oleks võinud küll kiiremini sõita. Okei, seal, kui ma ütlen sulle selle töökoja õue peal ümbrikusse või sinna tagasi pöördesse, pidurdamisega seal? Oleks võinud hiljem pidurda, ma arvan. Okei, aga kui nüüd rääkida linnast? Linn ei tulnud üldse välja, et vihm ja libe ja ei julgenud ise sõita lihtsalt ja autol on siuke ülekanne ka, et esimese käigu läheb 100 kilti tunnis välja, et siis nagu ei saa nurkadest minema ka. Okei, aga vihm, libe, segas? Ja libe segas ja teine asi oli see, et me läksid aknad nii uduseks, et eest oli natuke ennast välja näha, et külje peale ei käinud midagi. Legend? Legend oli enam-vähem, rada oli niikuinii peas, et suurt vahet ei olnud. Okei, milliste mõtetega homsesse? No homme tuleb üritada ikkagi Jürimäega siin võidu sõita, et tahaks ikka eespool olla. Esimene päev on selja taga. Räägime kõigepealt esimest 2 katsest. Kuidas sulle tundus? Ei, väga kihvtid esimest 2 katset olid. Mõnusad kiired ja äge. Ajad? Normaalsed. Jürimäega? Jürimäega võrreldes oli väga normaalne. Esimesel olime ees vist ja teisel olime ka vist natuke ees vist. Kuidas linn? Ei tea, ei meeldi ükski linnakatse, eriti sellised nikerdamised. Pime ja vihmane, väga kole. See ei ole nii hull, aga just see nikerdamine seal betoonblokkide ja äärekivide vahel, see ei ole õige asi. Tuled põlesid? Põlesid. Sultanil ei põlenud tuled ka, et see oli veel ekstra miinus. Okei, milliste tunnetega homsesse? Ma arvan, väga headega. Ja plaanid ikkagi Jürimäe. Nii. Esimesed 2 katset täna selja taga. Kuidas kirjeldad? Päris õudsed olid. Rõõbas oli tõesti suur, ei oleks oodanud, et nii suur on. Ja ei osanud oodata, jah, et nii hull. Kuidas see 75 kilovatti laulab? Ei laula hästi, ei jõua minna. Et põhimõtteliselt 3. käiguga ning kinni ja ei jõua midagi teha. Teisega veel sõidab. Esimesel katsel läks üks pikale ka? Läks jah, me olime valesti märkinud, ei saanud aru kirjutada, kuidas see on seal. Teisel katsel õnnestus hästi? Ei tea, enam-vähem. Ei ole hästi nagu, ei suju omavahel praegu ja autoga ei tea üldse. Nüüd linnakatse, tuled töötavad? Tuled töötavad. Klaasipuhastajad? Klaasipuhastajad töötavad mitte kõige paremini, aga nad püüavad midagi. Kindlasti on väga libe. Okei. Aga
räägime pärast siis, kui tagasi oled. Jah, loodame, et olen. Toomas, kuidas sina kirjeldad esimest 2 katset? Ma arvan, et kõik, mis vähegi valesti saavad minna, aga läksid valesti, et midagi head ei olnud, jah. Ma ei saa sellega kuidagi nõustuda, te olete finišis ja auto paistab täiesti sirga. Ei tea, selles mõttes, et kõik läbi kivide ja kändude ja päris rahulikult läbi ja saaks homset päeva. Okei, Ülari. Esimesed 2 katset täna ühel pool. Kuidas kirjeldad? Esimene sõit läks aia taha, sellepärast, et harjusin uue pedalboksiga. Teine sõit läks natukene paremini, aga tee oli üle jube. Mis nüüd autol viga? Autol ei tohiks nagu midagi viga olla, esitule kaotasime ära lähed. Läks iseenesest kadus ära? Ei, rööpast viskas välja ja arvatavasti seal kuskil. Või linnakatsele? Vihma sadas märg, ettevaatlikult. No vihma sadas vist peaaegu kõigile. Ja seda küll, aga võtame linnakatse rahulikult sellepärast, et tahaks hommega sõita. Selge, mõistlik, aitäh! Nii, kiirelt paar sõna. Pikk katse selja taga, kuidas läks? Mõnus. Mõnus? Nii väga higised ei olegi ju? Ei, mis higist, aga nii kaua sõit. Okei, aga rada? Rada oli timm, normaalne, ei olnud rööpus väga ega midagi. Praegu oli väga äge, teine läbimine, ma arvan, kehva. Aga kuidas see asfaldi osa, Vana-Võru maantee? See oli tegelikult päris lahe ära. Aga siuksed ootamatud kohad, kus ei arva, siis järsku on auto külge ees niimoodi õhus. 100. Vasak 2, lõpus valged postid 150, parem 1+ üle trampliini pikalt 70, parem 3+ väljast maha, metsa. 100, vasak 3. 100, vasak 3. 30, parem 3. Ja vasak 2 lahti.
eks ole. Õige, väga hea, aga siis asja selge ja nii, esimesed 2 täna on läbi, praegust 26 pealt tuled maha. Mis räägid? No see katse sõitsin kindlasti liiga rahulikult, et kindlasti peab rohkem peale hoidma. Et kas legend klappis või lihtsalt oli liiga pikk? Vahepeal Jaanus luges natuke ette ka, et oli vähe legendiga probleeme, aga jah, ise sõitsin ka lihtsalt liiga vaikselt. Aga nüüd parki ja auto korras? Jaa, praegu toimub kõik. Selge, aitäh! Vaata seda Tatriku aega kuule. Mis ta Tatrik üldse eile teinud on? Pärast saab üks aegast. Ei ole küll. Aga äkki see ongi Tatrik või? Mis te? Ei ole see. Koskinen olin selle ja see tähendab seda, et austades parem 0 ja trampliin ja parem 1 miinus. 210 edasi. Parem 0 üle trampliini, 70, vasak 2 miinus. 70, vasak 2 pikk. 100, trampliin, 50, parem 1. 100, parem 3. Parem 3, läheb 30, vasak 1 üle trampliini, vasak 1 miinus üle trampliini. Parem 1 ja trampliin, 70, vasak 1, 50, trampliin, 100, parem 1 miinus ei lõika. 250, tuleb see trampliin, vasak 3 miinus, tagumine puu ja läheb parem 3. Parem 30, parem 3 pikk ja trampliin 250. On parem 2 miinus, takistus sees, sõida väljast sisse. 7 tagasi ümber palli. Läksime. Ja parem 1 ja vasak 2 üli 50, parem 1 miinus. Rahu, parem 1 ei lõika. 50 hüppe tee, siit üle hüppe. Trampliin paremalt hästi, 150, 150. Läheb vasak 1, 50, parem 1 pikk, 100. Parem 1. Esimesed 2 katset täna päeval selja taga. Kuidas kirjeldad kõigepealt siis tänast esimest? Esimene katse oli selles mõttes
No nii loll ei tohi ükski rallisõitja olla, kui mina olen, et maha pöördis ennast kuskil valli otsa kinni kõõluda, siis 6 minutit seal kiikuda nagu väike laps. Et kui selle oleks tegemata jätnud, siis oli tegelikult äge. Ja nüüd selle katse peal tegelikult oli kihvt, väga kihvt katse ja väga siuke raju kiire ja mõnus. Ma arvan, me paneme nüüd kõvema rehvi alla ja avaldutama, et see rada läheb pehmemaks. Aga ma ei tea, no ma loodan, et Eerole ka meeldis. Et mulle igas kihvt, et oli see aeg, mis oli, et meid see ei huvita ka praegu. Et aga muidu oli kihvt. Nii, täna esimesed 2 katset selja taga. Kõigepealt räägime 5. Kuidas kirjeldad? No 5 oli okei. Meil on mingi niisugune kotermann, mis mingi hetk nagu üle 5000 ei lähe. No. Esimene katse töötas, on ju, nüüd on jälle pekkis. No. Et väga raske on keskenduda üldse, kui sul on mingi süldipüss, mis üldse pöördesse ei lähe. No. Okei, kuidas 6. katse? No 6. katse oligi väga raske, sest auto üldse ei liikunud. No. Me lasime ju selle tagumise mööda juba endast. No. Nii hull. Okei, no siis sa asfaldit vist väga nautida ei saanud? Ei saanud. Et aga muidu on pidurid ja käigukast ja muud asjad, kõik on nagu super. No. Okei, noh, higi on ilusti lahti võtnud vähemalt. Ja, nii et tervitan Toomas Vaske ja heade siin abivahendite eest. Selge. Ja Toomasele võib edasi öelda, et hommikul nagu kokkuleppe oli, tema poolt olid munad, minu poolt on omlett, täna öösel hommiku kella 6 aeg olete oodatud Puhkekodu tänav 1. No. Selge, aga näeme. Jah, nii. See on see teie tehnika kunagi pooli Kuidas siis täna esimesed päeva 2 katset on möödunud? Esimene katse oli maluribe. Et minu jaoks nagu harjumatu, tähendab esimest korda selline tee on ju. Aga teine tee oli juba parem ja eks see asfaldilõik oli esimest korda asfaldil, ei tea, kuidas rehvid peavad ja mismoodi sõita. Okei, lendasite ka kuskil? Lendasime ikka vähekene, aga mitte palju. Okei, aga auto tundub okei olema? Praegu tundub auto okei olema ja käitub hästi, et tehnikaga nagu probleeme pole, aga arenemisruumi on väga palju.
katse käib. Kuidas, mis juhtus? Gaasitross läks paika. Gaasitross ja... Parandasite gaasitrossi või? Pedaali juurest murdus ära, otsisime metsast mingisugused oksad kapoti vahel, et liiguks, võtsime tagant selle rihma ja saime ära sõita. Okei, aga siis teil on kiire, minge... Nii, Tartu ralli ühel pool või? Jah. Kuidas tunne? No Kruudas saime jagu lõpuks. See oli... Ütleme, nüüd saame Peugeot'dele ka enam-vähem liigi lähedale, et eelmine kord siin isegi võitsime neid, et selles mõttes me leidsime selle koha üles, kus saab Okei, Tartu ralli meeldis? Jah, ei väga. Kuidas korraldusega? Saab paremini, ütleme nii. Kuidas? Et saab paremini. Saab paremini. Mis ei meeldi? Ei otselt midagi, ütleme, siin ülesõidu ajagraafik on väga tihe ja siuke... Okei, selge. Alati saab paremini. Aga näeme lõpus. Nii, Martin, õnnelikult lõpuni või? Täpselt. Kuidas endal tunne on? Väga hea, et suuri vigu ei olnud ja ralli eesmärk see tähetud ilusti lõppu tulla ja auto terviks jätta. Aga muidu on näpud püsti, Tartu ralli meeldis? Täpselt. Väga hästi, väga. Margus, kuidas sinul? Ütlemata mõnus tunne. Tartu ralli? Selleks me siia tulimegi, et lõpuni sõita ja tasuks korralik koht ka. Ja ma arvan, et kiirus oli ka ikka täitsa... Näeme Saaremaal. Selge. Aitäh. Uus tooli enam mõistus. Kuule, ära kuulu mõtsi.
100, parem 1, 70, vasak 2 pluss, 120, vasak 2 miinus, pikalt 120, takistus paremalt. Paremalt. Midagi läks puru. Tõsi või? Näinki. Tartu ralli läbitud. Esimesene emotsioon, milline? No, ütleme nii, et oleks võinud ikka kiirem olla. Tom on kadunud kuskil. Samas sõit oli lõbus ja kõik on hästi. No vist 3. koht või? Vist tundub nii jah, sest Tom oli kuskil tee ääres, ma ei tea, mis tal juhtus. Seisis lihtsalt? Jaa. Okei. Aga kuidas ise autoga rahul? Ei, auto on enam-vähem, et võib rahul olla küll. Aga ütled, et kiirusest jäi puudu, et kuhu? Jaa, lihtsalt puhtalt kurvi sisse minemine igal pool, et muud midagi. Lihtsalt ettevaatlik või? Jah. Okei. Aga Saaremaale? No Saaremaale kindlasti lähme, et üritaks nagu see aasta lõpuni jõuda, et 3 korda oleme üritanud, pole kunagi lõpuni jõudnud. Okei. Väga tere. Здравствуй! Ну как это ралли кончились? Ну как чувство? Чувство отлично. Очень жаль, что Томас не доехал, потому что он все-таки был гораздо быстрее на этой гонке. Вот. Но нам еще тоже предстоит доехать до финиша. Но гонка очень понравилась. Хорошие, быстрые топы, то, что я люблю. Это Тартусское ралли для вас это на первый раз? Нет, я в прошлом году тоже был. В прошлом тоже, да. Окей. Спасибо, увидимся там. Спасибо. Давай.
Juba soojan, jah? Jaa. Ma juba keerasin lehte ja juba vaatasin, et huvitav, kas mul tee kadus. Nii, rahvasportlased, kuidas läheb? Kuule, spordipäev sai ametlik osa sai läbi praegu. Et nüüd on see, et kelle midagi saada, see tegelikult läks hästi. Ja, oma sportliku ürituse me lõhksime hommiku selle võimaluse ära, aga ülejäänud päev läks minu arust, mina ei tea, mulle meeldis lahe oli sõita üle pika. Ma ei tea, kõrvalistme kohta ma ei oska kommenteerida. Ma küsin ta käest eraldi seda, aga kuidas sa ralliga endaga nagu rahule jäid? Tegelikult oli väga kihvt ralli selles mõttes, et korralduslik pool, okei, noor ralli, siin ühe katse peal oli, et ei saanud õigel ajal käima, aga üldiselt oli väga okei. Teed on kiired, tehnilised, täpsed, nõudlikud tegelikult, selles mõttes, et sõit on huvitav, aga nõudlik on. Time for car number 55 Tšau! Tartu ralli ühel pool. Igi mulli otsas. No mis teha, Ilus on kuulata, auto tuleb kogu aeg piirajast. See mitte ei ole piiraja, vaid piirajani oli veel 1500 pööret. See oli 5000 pöörte peal. Me saime sellest aru, jah. Et piirajani oli veel tükk tööd, et oleks ta piirajani läinud, siis ma oleks ikka väga rahul olnud. Okei. Aga see oli niisugune poolenisti kodukatse, nii et see vähemalt katse teine pool. Ma olen üldiselt rahul, et niisugune 5000 pöörde maailmameister. No aga vähemalt tagasi, auto sirge. Jaa, tagasi, jah. Kuidas ralliga endaga rahul oled? Minu arust oli väga mõnus, see üks katse vajus ära, aga ta oli teada ka, et ta läheb niisuguseks rööpaks. Aga korraldus minu arust super ja ühtegi niisugust nõrka kohta ma nagu küll ei näinud. Auto number 62, aegne. Sellise aja oma BMW-ga välja sõitsid. Tere! Nii, Ülari. Vaatame, kas põlv väriseb peal. Ei värise. Kuidas on Tartu ralli ühel pool? Tunne on hea. Lõpus. Kas see on see tunne, et on lõpus või nautisid rallit? Ei, ma nautisin ikka täiega rallit. Ma arvan, et viimast 2 katset sa nautisid. Jah, viimast 2 katset, aga nüüd viimast katses oli see palli vahel šikaan, seal kippusime kinni jääma. Okei, seal Vask oli ka kuskil? Vask oli kohe peale šikaani, jah. Okei, aga nüüd rallist endast, et kuidas Tartu ralli üldiselt tundub? Kiire ralli, rohkem kogemusi vaja siia, et kiiresti sõita. Aga muidu hea, väga lahe. Korraldus? Korraldusega jääb täitsa rahule, sellepärast, et ülesõidud siin alguses olid nagu napid, aga lõpus oli aega nagu rohkem. Okei, ja nüüd korgid maha ja... Korgid maha ja tee äärde jooma kohe või? 9 õhtul näeme seal. 9 õhtul näeme. Oi.
Aga elu esimene ralli finiš, tublid! Aitäh! Nii, kommentaarid ralli kohta. Rööbas jälle oma pool meetrit. Seal oli mingi suur kivi, hüppasime sinna kivi otsa, nii et radikas katki, alt pantser käib kogu aeg vastu maad. Rehv puruks väljaga. Siis sõitsime, mõtlesime, et sõidame lõpuni, aga hakkas niimoodi suitsu ajama, et vahetasime rehvi ära vahepeal. Inimesed aitasid ja saime ära sõita siia. Okei, aga Toomas, mis sinul? No niukest ebaõnne ei ole lihtsalt võimalik kogeda, ma ütlen ausalt. Poisid, see on tehnikasport ju. See ei ole lihtsalt reaalne enam. See on 2 katset reaalselt on sõita, ülejäänud katset oli remontid autot. No, selle kohta... Aga võiduka lõpuni. Absoluutselt. Võiduka lõpuni. Te tulite üle finišijoone. Muidugi teil on kiire tegelikult.